Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record. Mina olen I24 News Englishi põhjaliku intervjuu saatejuht. Kuna Iisrael läheneb taas valimistele, pühendame mõned tulevased episoodid siseküsimustele, mis sageli jäävad kiiresti muutuvas uudistsüklis tähelepanuta ega jõua esikülgedele. Tänane saade keskendub Iisraeli druuside kogukonnale, kes moodustab veidi üle 1,5% Iisraeli elanikkonnast, kuid teenib väga suures osas Iisraeli kaitseväes. Iisraeli druuside ajateenistusse astumise määr on üle 80%. Samas kui üldelanikkonna seas on see alla 75% ning enamik neist liitub lahinguüksustega. Juudi ja druusi sõdurite ühine ohverdus, kui nad võitlevad kõrvuti, eriti pärast 7. oktoobrit alanud sõjas, on kirjeldatud kui verelepingut, Brit Damim. Vaatamata sellele ajaloolisele ja sügavalt juurdunud liidule usuvad paljud Iisraeli druusid, et riik näed neid vaid ühise ohverduse partneritena, kuid nad ei naudi võrdseid õigusi. Verelepingu asemel soovivad nad näha elulepingut. Et arutada Iisraeli druuside kogukonna tänaseid väljakutseid ja võimalusi, on minuga liitunud Amir Knifes. Nifas on Iisraeli druuside keskuse ning druuside demokraatia ja võrdsuse liikumise esimees. Ta on poliitika ja rahvusvaheliste suhete lektor Iisraeli ja välismaa akadeemilistes asutustes ning kandideerib eelseisvatel tsentristliku vasakpoolse demokraatide partei eelvalimistel. Amir, aitäh, et täna õhtul minuga liitusid. Aitäh, et mind kutsusid. Alustan sellega, et loen sulle ette midagi, mille sa kirjutasid veidi alla 2 aasta tagasi. Ja ma tsiteerin siin. Paljudele noortele druusidele sümboliseerib 7. oktoober sügavat usalduse kaotust Iisraeli valitsuse vastu. Ühelt poolt võtab druuside kogukond Iisraeli rahva omaks ja Iisraeli rahvas võtab neid omaks. Juudi ja druusi kodanike ühised tragöödiad ühendavad meid kui üht leinavat perekonda. Teisalt piirab Iisraeli valitsus druuse endiselt selliste seadustega nagu rahvusriigi seadus ja Kamanitsi seadus. Need seadused jätavad druusid äärealadele ja tõukavad neid veelgi kaugemale Iisraeli ühiskonnast. Need on nüüd sinu sõnad. Nüüd hakkame neist seadustest kohe täpsemalt rääkima. Aga kõigepealt, kas see on ka 2 aastat hiljem endiselt druuside kogemus Iisraelis täna? Kahjuks on see tõde druuside olukorra kohta Iisraelis aastal 2026. On väga kurb, et nagu sa alguses ütlesid, on meil endiselt tunne, et oleme ikka veel verelepingu tasandil. Leping ja me pole tegelikult kunagi liikunud elulepinguni, nagu me alati tahtsime olla. Ja see on väga kahjulik ning ma ütleksin, et teeb olukorra keeruliseks. Kui sul on see tunne, et riik mäletab sind ainult siis, kui sa ohverdad, ainult siis, kui oled eesliinil ja ainult siis, kui sul on surnud sõdurid eesliinil. Ja see teeb olukorra väga keeruliseks noorele põlvkonnale, kes küsib endiselt küsimusi oma tuleviku kohta Iisraeli riigis. Nii et meil on selline tunne, et ühes mõttes oleme me teatud valdkondades täielikult integreerunud. Iisraeli ühiskonnas, julgeolekujõududes tajume end Iisraeli ühiskonna ja Iisraeli riigi lahutamatu osana. Kus teisest küljest kogeme me pidevat diskrimineerimist riigi poolt. Nagu te mainisite, mõned diskrimineerivad seadused, mida praegune valitsus ja eelnevad parempoolsed valitsused tegelikult druuside kogukonnale kehtestasid. Kus see diskrimineerimine siis tavalist druusi tema igapäevaelus puudutab. Ma mõtlen, ärme räägi väärtustest, tundest, et riik kuulub ka sulle või millestki sellisest. Ma tahan viia selle druusi igapäevaelu reaalsusesse. Kus see diskrimineerimine druusi puudutab? Ma ütleksin, et siin on 2 tasandit. Üks tasand on seadused, deklaratiivsed seadused, nagu näiteks rahvusriigi seadused, mis ilmselgelt viib sind olukorda,
kus sa tunned end outsiderina ja teise klassi kodanikuna, sest see ei räägi midagi võrdsusest. Seal ei ole midagi selle kohta, kuidas jagada. Tuleviku ja riigi ID'd. Teisest küljest on olemas ka Kamenetsi seadused, millel on samuti käed ja sõrmed mängus, mis kaugeltki takistavad meie külade ja linnade arengut. Nii et näiteks Kamenetsi seadus on seadus, mis takistab meie noorel põlvkonnal oma maju ehitamast. See takistab meie kohalikel volikogudel tööstuspiirkondade rajamist. See takistab meie ärimeestel uusi projekte ja idufirmasid alustada. Nii et me tunneme seda diskrimineerimist iga päev. Iga päev. Ja rääkimata kõigist trahvidest, mida meie noored peavad maksma Druusi linnades ebaseadusliku elamuehituse tõttu. Nii et ilmselgelt, nagu ma ütlesin, on meil 2 seaduse tasandit. Aga kui me need kokku toome, siis kõik need, ma ütleksin, kirjeldavad väga diskrimineerivat olukorda. Pildid druuside kogukonna olukorrast Iisraelis. Vaatame neid seadusi tõsiselt lähemalt. Alustame rahvusriigi põhiseadusest. Knesset võttis selle vastu 2018. aastal. Põhimõtteliselt kinnistab see seadus Iisraeli identiteedi juudi rahva rahvusriigina, kus rahvuslik enesemääramisõigus on tagatud ainult Iisraeli juudi elanikkonnale. See määrab heebrea keele ametlikuks keeleks, samal ajal kui araabia keel alandatakse eristaatusele. Siiani olid heebrea, araabia ja inglise keel samal tasemel, kuid sellega asi ei piirdu. See annab ka prioriteedi juudi asulate arengule. Ja siin tulebki minu arvates mängu Kamenetsi seadus. Ja Kamenetsi seadus on põhimõtteliselt seadus, mis aitab võimudel ebaseaduslikule ehitustegevusele jõulisemalt vastu astuda. Ja kui ehituslubasid antakse prioriteediga ainult juudi kogukondadele, siis need, kes ei ole juudid, leiavad sageli, et nende ehituslubasid piiratakse. Nad ehitavad ebaseaduslikult. Ja siis on see Kamenetsi seadus, mis annab valitsusele rohkem volitusi astuda aktiivsemaid samme nende kodude lammutamiseks, väljatõstmiskorralduste andmiseks ja nii edasi. Nii et nende seaduste kombinatsioon, sa ütled, muudab juudid Iisraelis teise klassi kodanikeks. Kas see on kõik? Ütleme seda koos sinuga. See on parim viis seda kirjeldada. Muudatused, mida me peale surume, on kaugelt kõige suuremad. Ja erinevus iseseisvusdeklaratsiooni ja rahvusriigi seaduste vahel. Kui me võtame need 2, siis ma ütleksin manifesti. Nii et meil on iseseisvusdeklaratsioonis on selgelt kirjas, et Iisrael on juudi riik, mis tagab oma kodanikele võrdsed õigused, sõltumata nende soost, soolisest kuuluvusest, rassist või nahavärvist. Kus on rahvusriigi seadus, mis räägib ainult riigi juudi iseloomust. Mida me oleme viimastel aastatel põhimõtteliselt palunud, on see, et rahvusriigi seadusesse lisatakse üks sõna, võrdsus. Sest Amiri jaoks kui Knesseti esimese liikme pojapoeg, okei. Ja üks neist druuside juhtidest, kes 1950-ndatel toetas druusi noorte lõimumist julgeolekujõududesse ja Iisraeli kaitseväkke. Amir, kes teenis Parashvutsi üksustes. Amir, kes nägi end täielikult israellasena ja selle Iisraeli ühiskonna ning riigi osana. Ma küsin endalt, kuidas rahvusriigi seadused tegelikult mõjutavad minu tundeid Iisraeli riigi suhtes, kus ma näen end mitte juudi iisraellasena Iisraeli riigis. Aga rahvusriigi seaduse puhul on asi selles, et see räägib rahvuslikust enesemääramisõigusest. Nüüd druuside. Druuside peamine asuala ei ole ainult Iisraelis. See on ka Liibanonis ja Süürias. Ja traditsiooniliselt on nende riikide druusid tuntud kui äärmiselt lojaalsed oma riikidele. Nii et kui seda ei ole,
ma olen sinuga nõus. Kui sul ei ole rahvuslikku enesemääramist, siis see ongi see asi. Meil ei ole sellega mingit probleemi. Fakt, et rahvusriigi seadus räägib enesemääramisõigusest juudi rahvale ja fakt, et Iisrael on juudi riik. Selles ei ole kahtlust. Me ei vaidle sellele vastu. Mida me otsime, mida me tahame näha, kuidas? Druusi noor, kes tajub end Iisraeli ühiskonna osana, Iisraeli riigi lahutamatu osana, näeb ja tajub end sellise seaduse kaudu. Eks ole? Seetõttu me soovitamegi, et kui rahvusriigi seadus oleks tulnud sellise arengu lõpus, kus meil on juba olemas seadused, mis räägivad võrdsusest, seadused, mis räägivad vähemuste võrdsetest õigustest. Ja siis, kui meil oleks rahvusriigi seadus, siis meil ei oleks rahvusriigi seadusega kui seadusega mingit probleemi. Probleem on selles, et me oleme liikunud olukorrast. Meil on üks seadus, mis pakub omamoodi võrdsust. See on iseseisvusdeklaratsioon. Ja siis 74 aastat hiljem on sul rahvusriigi seadused, mis räägivad ainult Iisraeli riigi juudi aspektidest. Nii et sa tahad näha sõna võrdsus. Täpselt. Sest näed, ei ole. Aga näed, siin on üks oluline punkt, millele peame samuti keskenduma. Tõsiasi on see, et druuside kogukond vaatab rahvusriigi seadusi kodakondsuse vaatenurgast. Erinevalt teistest vähemustest Iisraelis, kes näevad seda kui osa Iisraeli ja Palestiina konfliktist. Ja need on täiesti erinevad asjad. Näed, see on väga oluline. Kui sa mäletad, siis 2010 aastal ja vabandust ka 2018 aastal toimusid Tel Avivis 2 meeleavaldust. Seal oli siis druuside meeleavaldus, kus põhimõtteliselt nõuti võrdsust rahvusriigi seaduse raames. Teine meeleavaldus, mis toimus nädal hiljem, keskendus palju rohkem sellele, kuidas rahvusriigi seadused mõjutavad Iisraeli ja Palestiina konflikti. See on väga oluline vahe. Täpselt. Nagu ma mainisin, ei asu druuside peamine asuala ainult Iisraelis. Tegelikult elab enamik druuse Süürias, umbes 700 000. Nüüd oleme veidi rohkem kui aasta pärast Sveida druuside massimõrva, Druuside mäel, kus peaaegu 2000 druusi tapeti beduiinide hõimude ja ka mõnede valitsusvägede poolt, keda toetas valitsus. Ja keda julgustas Damaskuse uus valitsus. Nii et me oleme vaid veidi üle aasta pärast neid sündmusi. Mis on, ma mõtlen, kas sa saad rääkida tänasest druuside olukorrast Süürias ja nende suhetest Damaskusega aasta hiljem? Jah, ilmselgelt peaaegu puuduvad suhted uue Damaskuse valitsuse ja druusi enamusega Sveida provintsi vahel. Ja me peame sellest aru saama. Sveida druusi kogukonda juhib Sheikh Salman al-Hadjari, nende poliitiline juht, ning neil on väga sügav usaldamatus Damaskuse uue valitsuse suhtes. Tegelikult tajuvad nad seda nii, et Damaskuse on üle võtnud ISISe relvarühmitused ja äärmuslikud islamistlikud fundamentalistlikud rühmitused. Ja seetõttu ei ole nad valmis pidama mingeid läbirääkimisi Damaskuse uue valitsusega. Teisest küljest mõistate seda hästi. Damaskuse uus valitsus tajub Sveida druuside kogukonda ja selle juhtkonda kui rühma, kes on ilmselgelt asunud Iisraeli riigi poolele. Ja see muudab kogu olukorra väga keeruliseks. Selleni välja, et kui teil oleks olnud võimalus lugeda hiljutist ÜRO raportit, mille kirjutas saadikus Sveida provintsi jaoks. Ja ta kirjutas selgelt, et peaaegu mingit edasiminekut ei ole.
Sveida provintsi ja Damaskuse uue valitsuse suhetes. Ja kahe poole vahel valitseb selge usaldamatus. Nii et ta ei näe ette mingit edasiminekut lähitulevikus nende kahe poole vahel. Nüüd sekkus Iisrael mitte ainult retooriliselt, vaid ka sõjaliselt, et kaitsta druusi kogukonda Lõuna-Süürias. Kas isegi Damaskuses? Nad ütlevad, et Iisraeli sekkumine nende siseasjadesse takistab konflikti kokkuleppe saavutamist Iisraeli ja Süüria vahel. Aga peaminister Netanyahu ütleb pidevalt ka täna, et Iisrael ei jäta kunagi oma druusidest vendi Süürias maha. Tõsi, kas te arvate, et Netanyahu kasutas seda ka enne eelseisvaid valimisi, et püüda saada druuside hääli enda toetuseks? Mul on väga suured küsimused praeguse valitsuse suhtumise kohta Sveida provintsi ja Süüria druuside kogukonda. Sest kui me läheme korraks tagasi juulisse 2025, siis me mõistame seda. Iisraeli sekkumine ehk IDF-i sekkumine tuli alles 48 tundi pärast seda, kui uue valitsuse väed ründasid Sveida provintsi, mis põhjustas tol ajal 1700 hukkunud druusi kodanikku. Ja teine asi on see, et me kõik küsime endiselt, sellest on möödas juba üle aasta. Mida on Iisraeli riik teinud, et toetada druuside kogukonda Süürias? Nii et pärast kõiki neid lubadusi peaministri ja praeguse valitsuse poolt ei ole me näinud mingit tegelikku arengut druuside olukorras Süürias. Ja see on väga kurb, sest paljuski sunnib see neid, kes ei nõustu Iisraeli sekkumisega, pöörduma tagasi Damaskuse uue äärmusliku valitsuse poole. Teisest küljest vähendab see usaldust Sveida provintsi juhtkonna ja Iisraeli vahel. Seega on minu ootused, et Iisraeli sekkumine druuside asjadesse Süürias peaks olema palju suurem, kui Iisraeli valitsus seni on teinud. Aga on veel üks punkt, mille suhtes peame ausad olema. See on fakt, millest peame aru saama. Eelkõige on see Iisraeli huvides, et druuside kogukond Lõuna-Süürias elaks rahus ja oleks turvaline, sest nad asuvad põhimõtteliselt meie põhjapiiril. Ja nad on Iisraeli jaoks esirinnas. Nad seisavad silmitsi uue, äärmusliku, fundamentalistliku ISISe valitsusega, mis asub nüüd Damaskuses ning mida toetavad Türgi valitsus ja Erdogan. See on väljakutse, mis hakkab Iisraeli edaspidi mõjutama. Selle tulevikku vaatava suuna juures tahaksin ma nüüd veidi pöörata tähelepanu lähenevatele valimistele. Te kandideerite järgmisel kuul toimuvatel Demokraatide partei eelvalimistel Jair Golani juhtimisel. Kes on Jair Golan? Kõigepealt, miks just demokraadid? Ja sa teikes, mida pakub Jair Golan selles küsimuses, mis puudutab Iisraeli suhteid? Või tasakaalustada suhteid Süüria druuside vendadega, kuid samal ajal püüda luua positiivseid ja konstruktiivseid suhteid selle valitsusega Süürias? Hästi, ma vastan teie küsimuse kahele osale. Esimese osa kohta pean ütlema, et Demokraatlik partei esindab paljuski neid väärtusi, minu väärtusi ja minu nägemust Iisraeli tulevikuriigist. Aga kõigepealt ja eelkõige sellepärast, et see esindab seda teed, mida mina tahan näha. Iisrael kui demokraatlik ja liberaalne riik. Ja see on riik, mis tagab võrdsed õigused kõigile oma kodanikele vastavalt iseseisvusdeklaratsiooni vaimule. See on minu jaoks väga oluline. Ja see ongi, võin öelda, ilmselt peamine põhjus, miks ma nüüd kandideerin Demokraatliku partei nimekirjas.
Nüüd, mis puudutab teie küsimuste teist osa, siis ma usun, et Yair Golan endise Iisraeli põhjakomando juhina mõistab väga hästi selle piirkonna tundlikkust, mõistab väga hästi, kui oluline on, et druuside kogukond Süüria lõunaosas elaks turvaliselt ja rahus. Ja kuidas nad võiksid olla meie eesliiniks ja kaitsjateks äärmusliku Damaskuse valitsuse vastu. Nüüd otsustasite kandideerida tsentristlikus vasakpoolses parteis, mitte spetsiaalselt druuside parteis. Nendel valimistel kandideerib esimest korda 50 aasta jooksul druuside partei Brit Ahim. Ja. Ja nende kriitika on see, et suuredesse parteidesse kuulunud druusidest kandidaadid ei suutnud tegelikult muutusi tuua ega druuside probleeme esile tõsta. Mis paneb sind arvama, et demokraadid on õige partei selle asemel, et kandideerida druuside nimekirjas? Kõigepealt ma ei saa sellise väitega nõustuda, sest kui vaadata druuside kogukonda ja võrrelda nende olukorda aastatel 1948 ja 2026, siis ma arvan, et me näeme väga suurt erinevust paljudes eluvaldkondades druuside kogukonnas. Olgu see siis hariduses, tervishoid, transport, nende linnade areng ja paljud teised valdkonnad, kus on näha muutusi, mis on nende aastate jooksul druuside linnades toimunud. Seega, ma ei nõustu väitega, et druuside kogukonnas pole midagi muutunud ja olukord on endine. Aga ma olen nõus, et peaksime vaatama ka pooltühja klaasi, kus me ei saa eirata fakti, et druuside kogukond kannatab endiselt teatud valdkondades endiselt diskrimineerimise all, kus nad vajavad palju rohkem investeeringuid, palju rohkem arengut, palju rohkem julgustust keskriigilt või keskvalitsuselt. Ja selles osas olen ma kindlasti nõus sellise väitega, kus me ütleme, et me vajame rohkem, me väärime rohkem. Me oleme andnud kõik, mis meil on, Iisraeli riigi ja selle julgeoleku heaks. Ja me väärime igakülgset toetust Jeruusalemma keskvalitsuselt. Ja asjad peaksid muutuma. Rahvusriigi seadust tuleks muuta. Knesseti seadust tuleks kindlasti tühistada, tead. Ja meil on nii palju asju, mida parandada. Ja sellepärast kandideerin ma ka Demokraatliku partei nimekirjas, sest ma tõesti usun, et see on see partei, kus me saame muuta Iisraeli paremaks paigaks kõigile tema kodanikele, sealhulgas druusi kogukonnale. Ja see ongi kõige tähtsam. Ja kui meil on selline valitsus, mis näeb oma kodanikke võrdsena, siis muutub loomulikult olukord druusi kogukonnas ja ka kõigi teiste kodanike seas automaatselt. Väga selge seisukoht. Tänan teid selle eest. Nüüd tahan liikuda saate viimase osa juurde. See on kiirküsimuste voor. Ma näitan teile 3 pilti. Lühidalt öelge mulle esimene asi, mis pähe tuleb. See on esimene pilt. See on USA president Donald Trump ja Süüria president Ahmad al-Shara Valges Majas. Ma ei suruks temaga kunagi kätt. Kummaga näist? Selle parempoolsega. Dushiga, hästi. Liigume järgmise pildi juurde. Need on leinajad, kes kogunevad Iisraeli druusist kolonelleitnandi Salman Habka kirstu ümber Januk Januhjati külas Põhja-Iisraelis. 3. novembril 2023 ma kandideerin, et muuta vereleping druuside ja juudi rahva ning Iisraeli riigi vahel verelepingust elulepinguks. Hästi. Ja viimane pilt, see on Türgi president Recep Tayyip Erdoğan. Väga ohtlik juht. Ma ei usaldaks teda kunagi. Ja üks põhjusi, miks me peame kaitsma ja toetama druuside kogukonda Lõuna-Süürias, on just see mees.
väga selge seisukoht. Soovin sind veel kord tänada, Amir Knifes, et liitusid minuga ja jagasid Iisraeli truuside kogukonna olulist seisukohta. Soovin sulle edu järgmise kuu eelvalimistel. Aitäh! Peame siinkohal lõpetama. Praegu tänan, et meiega liitusite. Järgmisel nädalal kuulake taas saadet On the Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!